Järjekordne nädal on möödas ja Euroopa Parlamendile tähendas see Ursula von der Leyeni ettekande kuulamist. Meil oli plenaaristung, kus Ursula von der Leyen, komisjoni president, tutvustas oma kriisist väljumise plaani, mida ta nimetab väga ambitsioonikalt tulevase põlvkonna Euroopa Liidu plaaniks. Seal oli kõigile midagi ja ma arvan, et paljud riigid tundsid, et nad ei saanud seda, mida oleksid soovinud või oodanud. Aga mida muud saab teha komisjoni president, kui pakkuda välja kompromissettepanekut, mis arvestab nii nende riikide soovi tahet, kes on kriisi ajast algusest peale palunud tasuta tagastamata abi kriisist välja tulemiseks, kui ka nende riikide arvamust, kes ütlevad, et tasuta abi pole olemas, kõik on ise süüdi, kui riigi rahaline seisukord on kehv ja laenu ei saa võtta selliselt, et ei tea milleks, kui kauaks ja kes selle eest maksab. Mõlemal poolel on õigus. Aga kuidas edasi? 27 valitsusjuhti peavad leidma lahenduse ja peavad kokku leppima. Kas see kokkulepe sünnib? Ma arvan, et see kokkulepe tuleb. Ilmselt muudetakse komisjoni ettepanekut mõnes kohas, aga praegu on see kokkulepe, mis tuleb ja mis ma loodan, et tuleb, palju suurem kui ainult need müstiliselt suured rahanumbrid. See on ka kokkuleppimine selles, et me 27 liikmesriiki koos püüame midagi ära teha. Et me õppisime sellest, milline oli kriisi algus, kui igaüks tegutses omaette. Et me saame aru, Euroopa Liit ei püsi, kui ei ole üksteise toetamist, mõistmist ja solidaarsust. Jah, solidaarsust. Seda ära leierdatud sõna. Nii et ma soovin valitsusjuhtidele valmisolekut arutada, valmisolekut mõista teisi riike ja valmisolekut koos tegutseda. Sellest kriisist saab Euroopa Liit välja tulla tervikuna. Mida kiiremini seda tehakse, mida võimsamalt seda tehakse, seda parem meile kõigile. Ja minu jaoks on see viimane jutt kodukontoris. Järgmisel nädalal lendan ma juba Brüsselisse, jään sinna paariks nädalaks, aga ma jään igatsema oma kodukontorit. Kiduspeal istudes ja vaadates õues mängivaid lapsi ja igal vabal hetkel metsas või rannas ringi jalutades, see oli väga vahva aeg. Aga nüüd on aeg pöörduda tavapärasesse ellu, nii et järgmine kord räägin ma teiega juba Brüsselist. Kõike head kõigile!